siin hiljuti Elva naiskonna esituses, et oli ka lahti mängust kohe värav löödud, aga pukk andis avavile, sõidame ja õhtupoolik oli see, ma arvan mõlema meeskonna jaoks võib-olla Elva jaoks natukene rohkem, vaatame siit, Ilvese löök läheb mööda just selles plaanis, et oli seal 29. minutiks juba Velko 3-0 ees, aga toona 11 aastat tagasi olid ka Flora fännid suureks abiks, et oli väga selline just fännikultuuri mõttes põnev õhtupoolik, et ühel pool olid Flora fännid ja siin ikkagi mõlemal pool veel tänasenigi on neid mehi satsis olemas, kes ka toona väljakul käisid. Siis 4-2 võitis, vaatame praegu selle rünnaku ära, kaugelt tuleb löök ja Lotti! Oli see Veesalu, kes keerutas, oleme tema esituse. Ilves siin paremal äärel. Sussidal vastas, Ilves poeb, jõuab karistusalasse, sööt värava ette, Puta lööb! Ja kui ei löö ise, lüüakse sulle! Ja kui ei lööb Puta, mängida 6 mängu, 3 võideti, 3 kaotati. Ja näeme veel, kui hästi leitud Ilvese poolt. Ja siin Elvas on ka ruumi, et hoogu võtta. Mäletatavasti eelmisel hooajal, kui hooaja viimane mäng oktoobris peeti, siin nüüd Agarmaalt. Vägev tõrje. Põltsar oli see, kes keskele keeras ja peale lõi. Löögikoht oli olemas, ruumi oli muidugi olemas. Jäi seal Tõniste, jäi Kala natukene liiga kaugele. Perengrub ei ole ka rahul. Velko kaitse tegutsemisega või sellise passiivsusega. Äkki siit midagi tekib Elvale, Lindmäe. See Putjala tuleb ka jätk ja polnud üldse paha üritus, lihtsalt ei jõud puudu ja seal Lani ka abiks. Kirkitakse, nüüd sai Timoti pea vahele, klaaris palli ja nüüd on võimalik Velkol vastu rünnakule minna. Roots kogub hoogu kõrval, Mägi läheb palliga, Mägi jõuab karistusalasse, Mägi lööb ja rebaselt jalatõrje. Ikkagi Velko ridades jooksis üle nii Jagodinskise kui Lani. Ja tasub ikkagi Tõniste pika audi ootuses me oleme, pooleldi nurgalöök, värava ette jõuab see pall on lahti, Mägi jälle, Rebane jälle jalgadega. Mugra lajatab peale ja lajatab kaugele ära selle palli. Kuidas siin nüüd Rebane tassib ja kuidas ei saanud Elva kaitset seda palli kätte. 2 suurepärast võimalust Mägil. Aga jälle Rebane jalgadega. Ja hoiab Elvat. Elva tuleb selle alt välja, Jaagant. Veab palli pikalt, ikka Jaagant, nüüd Puta, nüüd Jaagant! Ja 2 peale mängitakse see teine värav 38. minutil välja. Hästi leitud Jaaganti poolt ja ma arvan, et ei oleks keegi pahaks pannud, kui Puta oleks ise lööma läinud, aga nüüd teada, garderoobi väravaga on parem puhkama minna, aga lüüakse see Laasneri tsenderdus kaugele ära. Esimene poolaeg lõpeb Elva 2-0 eduseisul. Jah, Ilvese asemele tuleb paremasse äärde ja pall on uuesti mängus. Ehk siis sõidame edasi, Elva 2, Velko 0. Elva, sünnipäevamäng on ikkagi kulgemas nende loodetud rada pidi. Võtame meelde, et ei ole juba 5 aastat Elva oma linnastaadionil Velkot suutnud võita. Vahepeal ei saanud nad esimeses voorus Levadia duublile ja täna Velkole, nii et Puta on tõesti uus. Ta praegu aktsioonis, võidab palli omadele. Põltsaar on ruumi. Leiab üles Lindmäe, keerab palliga, Lindmäe annab kaugelt Kuumo ja korraks jäi see aeg nagu seisma, aga
pall lendas üle lati. Polnud üldse paha üritus. Poolehoidjad nõuavad väravat. Jagodinskiselt jätk. ja Agarma saab palli kätte või siiski Agarma on palli peal ja siin Embutja lööb, aga oli see Veensalu, kes ja näeme korduses seal Agarma istub palli otsas, Embutja lööb selle palli talt tagumiku alt ära. Oi, siin nüüd rohkem seal mängis ikkagi duubelmeeskonna eest esiliigat kui et esindusmeeskonna eest premium-liigat. ja omakorda enne seda tõstis ta pead Tartu Tammeka esindusmeeskonnas, aga Embutja jätab palli Lindmäele, ei tule siit ikka Elva kolmandat, tuleb kaugelt löök Laane otsalt jätka ja Agarma püüab palli kinni. nüüd ikkagi on Velkol tagalas tulekahju. Laasner jätab palli Malkile, aga Haapmaa teeb kaitsetööd ja võidab palli Elvale. Väga põnev saab näha olema, et kuhu Tomson pannakse siin nüüd, Embutja tabab posti. Jätkuvalt on see Elva. Kas Tomson läheb Embutja ja Embutja samamoodi, ehk siis nagu sai ennustatud. Tundub küll, et Tomson läheb tipuründajaks või läheb ta ikkagi sinna kaitseliini 5. Hetkel pigem tundub, et see teine stsenaarium. Põldsaar, on ruumi, on aega, Tõniste on vastas. Põldsaar lööb aga mööda. Koppel annab mõista ka, et Velko mängijad on väsinud, vaatame, Käblik karistusalas, ikka Käblik, aga ei, Rebane püüab palli kinni. Košeti. No jõudis selle lani ette puus. Väga hingestatud kaitsmine Elva mängijate poolt. Nüüd siin Timoti kaotab palli Lindmäe. Ikka Lindmäe, ei Agarma! Oi, mitte kuidagi. Timoti teeb ka sünnipäeva kingituse. Lindmäel eluvõimalus läks seal üle tõstma. Aga tabab Agarma kätt. Eduseisu hoidma. Madalalt tuleb see nurgalöök ja tuleb ikkagi Velkolt. 1 tagasi 87. minutil. Ja Elva 2, Velko 1 ja väga kaval nurgalöök. Muralt madal sööt Songisepale. Nüüd oleks 5 ja nendest 5-st 3 on järjest. Elva 2, Tartu Velko 1. Elva oma sünnipäeva mängus 26. sünnipäeva tähistav Elva alistab Tartust külla sõitnud Velko 2-1. No on need meelde jäävad mängud alati.